Proovi võtmiseks me siis kasutame sellist spetsiaalset proovivõtupumpa, mis pumpab selle vee läbi DNA filtri. Ja ma ühendan ta sellise anumaga, et pärast mõõta, kui palju vett läbi filtri on läinud. Üks variant on võtta proovist välja absoluutselt kõik liigid, kes oma DNA-d sinna on jätnud. Või siis teine variant, mida meie siis praegu kasutame, et me anname ette liigid, kes meid huvitavad ja kelle kohta me siis infot tahame saada ja kelle suhtes siis seda proovi nii-öelda testitakse. Ja lisaks nendele liikidele annab see proov ka siis mingi hinnangu nende arvukuse kohta. Siin on see filter, millest see vesi läbi pumbatakse ja mis siis korjab veest välja DNA. Kui ta selle töö nii-öelda lõpetab, siis ma tõmban ta veest tühjaks ja sinna läheb sisse selline DNA-d säilitav lahus, et see võimaldab teda siis nii-öelda toa või välitemperatuuri säilitada, et me tegelikult terve päeva sõidame nende proovidega ringi, et me ei ole võimalik neid külmkapis hoiustada, et aga selline lahus siis selle DNA seal sees säilitab.